oled sa ikka kindel, et sa suudad tuvastada, kui keegi sinuga flirdib? Kui mitte, siis mul on sulle abimees. Raamat Kehakeel armastuses ja flirdis. Ma kirjutasin selle küll aastaid tagasi, aga see on üks väga kasulik flirtimise, äratundmise õpik. Miks? Siin on hästi palju pilte. No näiteks, kui me vaatame seda pilti, oskad sa siin nagu näha, mis on märgid sellest, et need modellid, kuigi see pilt on aastast 1965, on tegelikult huvitatud teineteisest nagu vastassoo esindajast. Kui mitte, ma võin sulle öelda. Ehk siis näiteks rindkere. Lähete mööda randa, rand on tühi ja tuleb vastu vastassoo esindaja. Mis te teete? Lükkate rinna ette, tõmbate kõhulihased sisse, näitate ennast suuremana, atraktiivsemana, ehk siis see on meie loomulik reaktsioon. Teiseks, kaenlaalused. Kaenlaaluste paljastamine on alati, kui me flirdime. Ehk siis, kui keegi niimoodi teeb, nagu väga sageli arvatakse, et kruttides ja ukseid naised flirdivad. Ei flirdi. Nad flirdivad siis, kui nad paljastavad oma kaenlaaluseid ja täpselt samamoodi ka mehed. Lisaks, vaata jalgade suunda, kuhu on suunatud mõlema modelli põlved. Jalalabade ja põlvede liikumise suund ja suund, võiks öelda, näitab seda, kui me oleme millestki huvitatud. Ehk siis, kui ma tahan ära, suunduvad minu jalalabad ukse suunas. Kui ma olen huvitatud, lähevad sinna poole, mida ma tahan. Ja sellepärast ongi väga huvitav muuseas vaadata ka kohvikus, kuidas on lauas olijate jalalabad ja põlved pöördunud. Lisaks, vaadake lähemalt, mida teeb see naine. Rätikots on huulte juures. Kuhu ma oma käega näitan, sinna teie pilk automaatselt läheb. Ehk siis, panen sinna poole, te vaatate siia. Kui ma panen siia poole, te vaatate siia. Ja nii edasi. Seal on mitmeid pisikesi märke, sest keha reageerib esimesena ja keha väljendab, mida me tunneme, millest me oleme huvitatud, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi. Ehk siis, tahad rohkem teada? All on link, telli. Ja muuseas, see raamat oli top 10 hulgas e-raamatutes aastaid. Ehk siis, head lugemist!